Tere ilusat neljapäeva sulle, kes sa oled taas juba ammu pihta hakanud Pavlovi refleksi tõttu tulnud Inspiratsiooniraamatukogu Facebooki seinale kuulama meie järjekordset virtuaalset vestlust. Mul on väga hea meel sind näha, täna on imeilus ilm olnud terve päev ja ma loodan, et see imeilus ilm kandub kõikide ennustuste kiustega meie järgmisesse nädalavahetusse ja hakkab juba kevad. Kevad on aga selline huvitav aeg. Ühteviisi siis annab ta meile lootust, ta toob meile päikseellu tagasi. Teistviisi aga räägitakse ühest suurest asjast, mille nimi on kevadväsimus ja ma arvan, et igaüks meist on seda kordki elus tundnud. Vähemalt mina oma kooliajast mäletan küll, et nii kui kevadine kooliosa pihta hakkas, nii mina tundsin, et mina lihtsalt sinna kooli küll enam kuidagi minna ei jaksa, kas see tuleb siis suveootusest või millest iganes muust. Meie tänane teema on taas seotud meie verivärske raamatuga, kuidas stressiküüsist pääseda. Ja servapidi on see loomulikult ka kevadega seotud, kevadväsimusega seotud ja ma veel kord ütlen, et ma ei osanud unes ka arvata, et see raamat satub ilmuma just keset koroonastressi kriisi. Nii et imeline abivahend meile kõigile, kuidas mõistuse juurde jääda. Ja nali naljaks, tavaliselt kõik asjad hilinevad, aga meie trükikoda jõudis tähtajast ette niimoodi, et raamat pidi ilmuma homme ja seetõttu oleme ka igal pool välja öelnud, et meie ettetellimishind kehtib kuni homseni, aga minu selja taga on juba terve hunnik seda raamatut ja käes ka ilusti kõik olulised kohad mu enda jaoks ära märgitud. Ja ta tuli tõesti varem, aga see ei tähenda mitte midagi selles mõttes, et ettetellimishind 17,90 kehtib ikkagi homseni. Ja saate siis juba tänase põhjal oma otsuse teha ja minna seda soetama. Rahva Raamatus ja Apollos on ta saadaval järgmise nädala algusest, nii et kui näpud sügelevad hullemini, siis meie kodulehekülg www.inspiratsiooniraamatukogu.ee on see koht, kus seda saab 24/7 osta. Ei pea midagi kartma, ei pea maski pähe panema, kui e-poodi lähete ja mingisugust viirust oma arvutist kindlasti ei saa, nii et täiesti turvaline ostupaik. Me oleme selle stressiraamatu osas rääkinud juba mitme külalisega, oleme rääkinud toitumisest, oleme rääkinud liikumisest, oleme rääkinud lähisuhetest eelmisel nädalal ja täna on teemaks tegelikult kõik see, mis puudutab stressi ja tööd. Töö paraku enamus inimestel võtab enda alla suurema osa meie päevast. Eraettevõtjatel kipub ta võtma praktiliselt terve oma tööaja ja ka eraelu aja. Ja töö on kindlasti üks võib-olla kõige sellisemaid olulisemaid või levinumaid stressiallikaid meil. Selleks, et tööga kaasuvast stressist ja serviti ka loomulikult koroonast rääkida ja nendele muredele lahendusi otsida, oleme palunud meie külaliseks täna Meeletervise juhatuse liikmed, tööpsühholoog Riina Tellingu. Tere, Riina! Tere! Aitäh, et sa olid nõus minu seina peale tulema. Mul on väga hea meel. Minul ka. Alustuseks ma küsin sinu käest, ütle mulle palun, kes on tööpsühholoog ja millises osas, kuidas te tavalisest psühholoogist erinete? Tööpsühholoogil on erinev spetsialiseerumine. Üldse psühholoogidel on erinev spetsialiseerumine, et baasharidus on sarnane psühholoogi haridus, aga magistriõppes on siis spetsialiseerutud siis eraldi siis mina töö- ja organisatsiooni psühholoogi erialale. Et samamoodi nagu mõned spetsialiseeruvad kliinilisele psühholoogia suunale, nõustamise suunale ja nii edasi. Aga kui sa nüüd teed sellise väikese kiire läbilõike oma või siis meeletervise klientuurist, siis kes on tööpsühholoogi kliendid?
Tööpsühholoogi kliendid on, tegelikult on nad kõik inimesed sellepärast, et valdavalt kõik inimesed käivad tööl. Ja viibivad töökeskkonnas ja tööpsühholoog, mida siis tööpsühholoog teeb, näiteks tegeleb siis inimeste töökeskkonnast tulenevate psühhosotsiaalsete ohuteguritega, et mil määral inimene need tajub, ehk siis võttes siis nii inimkeeli selle kokku, et mis tekitab inimesel töökeskkonnas stressi ja kuidas saaks seda stressimäära vähendada, näiteks ka töökorralduslike võtetega, mida inimene saab ise teha. Nii et see ongi üks selline oluline osa. Nii et põhimõtteliselt vastad sa iga päev küsimusele, kuidas stressiküüsist pääseda? Me tegeleme sellega sellepärast, et tegelikult et võib-olla stressiküüsist pääseda, et see tähendabki seda juba, et see stress on, kui inimene tunneb, et on stressiküüsis, siis see stress on kuhjunud ilmselt inimesele niisuguse aja jooksul, et ta tunneb, et see on väga koormav. Et stress ju iseenesest ei ole ju, stressireaktsioon iseenesest ei ole ju hea ega halb, vaid ta ongi Ameerika psühholoogide assotsiatsiooni poolt defineeritud, et füsioloogiline ja psühholoogiline reaktsioon millelegi, mis tekitab pinget. Et oluline on siis see inimese tõlgendus, et kas ta tuleb selle stressiolukorraga toime või mitte, kas mul on kogemus olemas, kas ma saan nagu julgelt sellele peale minna, et kas ma võtan seda kui väljakutset või midagi ületamatut probleemi, et sellest tekibki siis see stressi kestusajas on ka üks väga oluline selline näitaja, et stressireaktsioon lühiajaline on ju meie üks ellujäämise funktsioon ja põhifunktsioon ja tõesti on see, vanasti oli see siis mammuti või lõvi eest ära jooksmine, täna on karjuv ülemus on ju näiteks. Et see lühiajaline stressireaktsioon on okei, aga see, mis meid nagu koormab ja mis meid nii-öelda alla surub, on see pikaajaline stress. Ja, et kui on ka selline äge reaktsioon, mis on lühiajaliselt kestev, aga ka väga äge reaktsioon, et siis saab ka kriisinõustajalt abi, eks ole, nagu sellise lühikeste väga ägedate reaktsioonide lahendamisel enda jaoks. Aga jah, et kui see stress võib ka niimoodi tilkuda, kuni ta lõpuks siis selle augu sinna süvendab ja inimene tunnebki, et nüüd on see stress on nii kaua kuhjunud, nii palju on lahendamatuid asju, et see ongi talle koormav ja siis on see selline negatiivne distress. Enne kui me selle stressi teema juures veel täpsemalt edasi lähme, ma kohe nende mikrostressidoosidega mul tuli endal üks mõte pähe. Ütle mulle, mismoodi kliendid ja inimesed üldse sinuni jõuavad? Et see on ju, ma täiesti kujutan ette, et üks inimene istub kodus ja mõtleb, et metsa ma enam ei saa hakkama, ma lähen psühholoogi juurde. Aga kuidas ta tuleb selle peale, et ma ei saa enam hakkama, ma lähen tööpsühholoogi juurde? Ja, eks see teadlikkus tõuseb inimestel ka, et kes on tööpsühholoog, sest et tegelikult tööohutuse ja töötervishoiu seaduses, mis hakkas kehtima siis 1. jaanuarist 2019, on tööpsühholoogid ka seaduses sees. Ehk siis on kui töötervishoiu spetsialist. Ehk siis nagu see teadlikkus kasvab muudkui ajaga. Et rohkem räägitakse tööstressist ja ka tööpsühholoogiast ja tööpsühholoogidest ja millega me tegeleme nagu igal pool ka ajakirjanduses rohkem. Artikleid on ilmunud, et sellest inimesed on lugenud. Või on ka see, et inimene helistab ja räägib oma probleemi, et meil on meeletervises erineva spetsiifikaga spetsialiste, on nii pereterapeute, kliinilised psühholoogid ja siis saabki vastavalt inimese suunata. Ja kui on ettevõtted juba, meie põhipartnerid on ettevõtted,
kes siis oma töötajatele, kes soovivad toetada oma töötajate vaimset tervist sellega, et töötajad võivad meile teatud kordade arv aastas pöörduda ja nad maksavad selle siis töötaja jaoks kinni ja siis juba töötaja teab, kellega on tegemist, sest me oleme seal ettevõttes käinud ja seda kommunikeerinud. Kui palju Eesti ettevõtetel täna, see on ju ressurss tegelikult, see on puhtalt materiaalne ressurss, mis seda võimaldaks. Kui palju on Eesti ettevõtetel täna võimalust sellist nii-öelda pai tegelikult oma töötajatele teha, et võimaldada tööpsühholoogi juures käimist ja kas see on nüüd selle koroonaga ka suurenenud? Nojah, eks neid ettevõtteid tuleb ikka juurde. Selles mõttes, et ma ei saa öelda, et nagu mingit plahvatuslikku olukorra sellist muutust oleks, aga kogu aeg on tulnud, seda teadlikkus on kasvanud juba enne seda koroonat, selles mõttes, et see ei ole nüüd tekitanud nagu otseselt nagu sellist suurt muutust, aga eks praegu räägitakse rohkem sellest vaimsest tervisest ja siis inimesed saavad teadlikumaks ja tööandjad pöörduvad. Et neid on järjest rohkem, sellepärast, et see ei ole ainult pai inimesele, vaid tegelikult see inimene loob ka ettevõttele ju väärtust. See inimene käib ju seal ettevõttes või ei käi tööl, vaid töötab ettevõttes, ettevõtte eesmärkide nimel ja sellega saab ka see ettevõte ju endale sellise terve inimese, eks ole, kes siis ka temale heaks tööd teeb. Peale selle, et inimene ei põle läbi ja ei eemaldu töölt ja on ka oma pereringis, eks ole, selline terve vaimse tervisega inimene. Vene ajast on küll väga kaua aega juba möödas, aga mäletan seda mina ja mäletad seda sina, siis küll ei olnud selliseid asju nagu tööpsühholoogid. Millal te tekkisite üldse? No põhimõtteliselt ega mujal maailmas oli see mujal maailmas olid tööpsühholoogid ikkagi juba ennem ka olemas ja töö ja organisatsiooni psühholoogiat asusin mina õppima, kas oli 2011 või 2012, täpselt ei tule meelde. Et see tegelikult ilmselt see vajadus oli olemas, et seda tööd lihtsalt tegid eelnevalt teised inimesed nii, nagu nad oskasid. Lihtsalt nagu täitsid ka seda sellist osa. Aga oli vajadus selliseks spetsialiseerumiseks, et siis ta tekkiski ja et nii kaua võttis aega ka see, eks ole, et kuni lõpuks siis jõuti ka seaduseni. Et ka psühhosotsiaalsed ohutegurid, et stressi tekitajad üldse ära kirjeldada seaduses, sest eelnevalt olid ju ainult meil sellel Vene ajal siis, nagu sa ütlesid, eks ole, ja ka kuni siiamaani, kuni 2019 ei olnud ka ära kirjeldatud seaduses psühhosotsiaalsed ohutegurid, vaid olid ainult, eks ole, need füüsilised ja keemilised, bioloogilised, et ainult nende mõju oli siis seadusega reguleeritud. See ülejäänud selline, mis vaimselt inimesega toimus, et see ei olnud kuidagi, ei olnud reguleeritud. Aga samas töömaailm lihtsalt on nii palju muutunud, et see on vägagi päevakorral. Nimeta mõni psühhosotsiaalne ohutegur, mis meil on seaduses nimetatud? Üksinda töötamine. Kas see on ohutegur? Jah. Siis me oleme pooled meist on ju täna ohusituatsioonis oma kodukontoriga selles mõttes, et on töökeskkonnas töötavad eraldi olles. Jah, ka see on selles mõttes küll, et siis peab ka juht rohkem pöörama tähelepanu sellele, et need inimesed oleksid kaasatud ja nii edasi, aga see üksinda töötamine tähendab ka seda, et see inimene ongi näiteks oma mingisuguse valvekorra ajal nagu täiesti üksi. Et praegu me oleme nagu ekraanide taga, et justkui on inimesed, aga meil on, aga see füüsiline töökeskkond on lihtsalt mujal, aga ma tegelikult ikkagi jagan ja suhtlen kõikide teiste inimestega.
et see suhted juhiga, suhted kolleegidega. Kas seal tuleb see sooline ebavõrdsus või võrdõiguslikkus, vabandust, ja kõik see teema tuleb ka sinna ohuteguritesse sisse, et kui see soolist võrdsust ei ole ettevõttes või? No põhimõtteliselt, kui ta on stressi tekitaja, tegelikult on kõik need stressi tekitajad, kõik, mis inimene tunneb, et talle töökeskkonnas stressi tekitavad, ongi need psühhosotsiaalsed ohutegurite hulgas. Kas on võimalik täna kuidagi nagu eestlase kohta mingisugust sellist nagu hinnangulist keskmist anda, et keskmisele eestlasele tekitab töö juures kõige enamasti, ma ei tea, stressi, võt selline ja selline asi? No klassika on kommunikatsioon, infopuudus, see, et sa ei saa võib-olla siis töökorralduslikult ise mingisuguseid selliseid ettepanekuid teha, et sa ei saa teha mingisugusel soovitud ajal näiteks pause või ise ja teine asi see, et näiteks kaasa rääkida mingisugustel otsustusprotsessides. Et need on nagu sellised ja suhted muidugi, suhted juhiga, suhted kolleegidega. Ja see on nüüd see, et ma räägin nagu sellisest konkreetsest ohutegurist, aga seal on veel omad need, eks ole, määrad, et mil määral siis inimene neid tajub. Et kui ta tajub, et kommunikatsioon on nagu super, eks ole, väga hea, et ohutegur on ta ikkagi. Aga siis on see risk lihtsalt maandatud selles ettevõttes. Kui see kommunikatsioon on näiteks väga hea, suhted juhiga, kolleegidega on väga hea, need annavad, see ongi see, millega siis see töökeskkond saab töötajat toetada. See, et sa kaasad näiteks töötajat otsustusprotsessidesse, et inimene saab kaasa rääkida ka oma nagu töö suhtes. Kas see on meil töölepingutes isegi sees ju? Õigus teha ettepanekuid? Jah, ikka on see õigus. Et see olenebki sellest, et kuidas seda interpreteerida, et lihtsalt, et see kõik võtab muidugi tööandjalt palju aega, et ta räägib töötajatega ja kaasab ja võib-olla kõiki asju töötajaga ei saa, eks ole, loogiline ka, et kõike ei saa, aga vähemalt on see töötaja saanud ikkagi midagi kaasa rääkida ja selles ta on näinud, kuidas need otsused on kujunenud ja siis see töötaja võtab ka ise rohkem vastutust, on parem töötaja, ei tegi ka sellist trotsi reeglite suhtes ja nende vastu. Et see on nagu tegelikult tööandja võimalus siis töötajat toetada, sest et paljud ametid on ju sellised stressirikkad ja nende profiil on juba selline, et töönõudmised on suured, et palju võib-olla otsustust, keskendumist nõudvad, töötempo võib olla kiire ja nii edasi, aga mida saab siis, mis on juba töö iseloom, aga tööandja saab siinkohal siis nagu omalt poolt siis sellise turvalise keskkonna luua, et tal oleks hea siis selliseid tööalaste väljakutsetega tegeleda. Vaimne tervis nii tööl kui ka muidu elus, see, mis on kontori või töökoha uksed, aga nad on nii nagu ju läbi põimunud tegelikult. Üks mõjutab tohutult ühte, teine teist. Selleks, et me suudaksime töö juures normaalselt ja kõrgel tasemel nagu funktsioneerida, see tegelikult eeldab seda, et meie nagu nii-öelda selline üldine vaimne tervis on ka normaalses olukorras, et ei saa olla niimoodi, et ma muidu olen täiesti närvihaige, aga lähen tööle ja kõik on nagu täiesti korras. Mis meil statistika praegu ütleb, et mis olukorras meil see eestlase vaimne tervis on, et ajakirjanduses igal pool nagu räägitakse seda, et vaimne tervis käib alla ja muidugi on COVID-19 on selles kõiges süüdi, aga tead sa, mis meil numbrid näitavad? Sellist päris representatiivset uuringut ei ole praegu ju sellepärast, et me lihtsalt elame veel selle sees, et meil saab alles aasta täis ju sellest koroona ajastu algusest.
et see, mis oli nagu see statistika eelnevalt, töökeskkonna vaimse tervise analüüs, mis 2019 ilmnes, et seal oli kirjas, et 50% Euroopa Liidu ja Eesti töötajad peavad tööst põhjustatud stressi oma töökohal sagedaseks. Ja siis, mis neil stressi tekitavad, on probleemsed kliendid, pikad tööpäevad, ebaregulaarne tööaeg, hirm kaotada töö, kolleegide ja juhi toetuse puudus. No praegu ebameeldivaid kliente väga palju ei ole, sest kõik kohad on kinni. Aga see hirm töö kaotamise ees võib vist praegu. Hirm töö kaotamise ees praegu kehtib ka kindlasti, et paljud kliendid, kes ongi nagu, ühesõnaga palju on kliente, kes ikkagi ka selle probleemiga ees on. Et nad kardavad kaotada töö ja see on ka inimlik. Et üks uuring, mis tehti siin Eestis ikkagi selle Eesti elanike vaimne tervis ja heaolu nüüd selle COVID-i ajal, mis siis ei ole representatiivne, eks ole, kogu Eesti elanikkonna suhtes, aga siin oli kirjas, kohe vaatan, et neil vastanutel, kes vastasid, et nad on töötud, ilmnes 46 normist rohkem depressioonile viitavaid sümptomeid, 36% ärevust, 54% kurnatust ja 39% uneprobleeme. Aga need on kõik päris suured vaimse tervise kõrvalekalded juba. Ikka, kui inimesed on töötud, nende sissetulek langeb, siis nad ju muretsevad. Et see on ka loomulik. Et siin oli... Ega tööandjagi ju tegelikult ei ole väga palju paremas olukorras. Ma ise ütlen niimoodi, et ma olen hotellimajandusest pärit, et selles suhtes, kui ma praegu mõtlen oma heade sõprade peale, kes on pidanud aasta otsa oma töötajatele andma ainult negatiivseid uudiseid kogu aeg ja ma õrnalt ka ei taha ette ka kujutada, mida Paavo Nõgene peab tundma täna. Et siis kas neid suuri juhte, kuidas nemad oma toetuse saavad? Jah. Nad saavad ainult peksa igalt poolt. Eks nemad peavad, kui ettevõtted mõtlevad oma töötajate peale, siis samamoodi peavad nad mõtlema ka oma juhtide peale. Et kui see juht ongi nagu see, eks ole, et kõik ühes isikus, siis on see, et ta peab ise leidma endale samamoodi, kas siis spetsialisti, kes teda toetab. Sellepärast, et kui tema toetab kõiki teisi, siis peale selle kollegiaalse toetuse kindlasti ma soovitaks ka ikkagi mingi spetsialisti tuge, kes teda aitab. Et ega see ei ole kerge kedagi koondada. Need on ju oma töötajad, need, kes on sinuga õlg õla kõrval tegutsenud. Et see on samamoodi keeruline olukord. See ongi keeruline olukord mõlemale poolele. Et see, ma ütlen selle ära, et see, millest ma rääkisin, see uuring, et see oli Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi teadlaste poolt läbi viidud ja vahemikus 20. aprill kuni 11. mai 2020. Et ja. Kui paljud inimesed, Riina, täna üldse mõistavad seda või tunnistavad endale, et jah, mul on stress, sest mul on niisugune tunne, et eestlane vahel tahab olla nagu hullult tubli ja hästi selline, et peaasi, et fassaadi peal on kõik ilus ja siis ei tunnista endale ka. Inglise keeles on üks hea lause selle kohta, et fake it till you make it ehk ära näita välja põhimõtteliselt see, mis sul sees on. Et kui palju me tunnistame, kui palju me saame aru ja teadvustame, et me oleme jamas omadega? Jah, ma arvan, et tegelikult ikkagi inimesed järjest ja järjest rohkem saavad sellest aru ja
ja tunnistavad. Aga siin on nüüd see nagu selline ka sihukene, et mis see nende jaoks tähendab ja mis nad sellega ette võtavad. Et see kuvand, et kas ma olen nagu, et kas see teeb minust tugevama inimese, kui ma ütlen, et ma saan hakkama ja ma ei pöördu mitte mingil juhul kellegi poole sellega või mitte. Et pigem on see tugevus see, kui sa otsid õigel ajal abi. Ja kui sa mõtledki nii, et tegelikult ennetus on kõige mõistlikum, odavam, kiirem lahendus. Et kui sa tunned juba, et näiteks ka see motivatsioon langeb, et sa ei taha enam, ei ole enam rõõmus alustada päeva, et siis ikkagi võiks juba mõelda selle peale, et võtta iseendaga kontakti selles mõttes, et olla iseendaga kontaktis ja mõelda, et mida ma vajan, et mis minuga toimub. Ja kuidas ma saan ennast aidata. Kuidas võib-olla saab mind keegi aidata. Selles mõttes on ka alati võimalik pöörduda siis kas siis spetsialisti poole, psühholoogi poole. Ja kõigepealt peab nagu iseendaga olema, iseendaga kontaktis ja mõtlema selle asja üle. No seda on päris keeruline teha, kui paned nagu orav rattas ringi ja üks arve ajab teist taga ja muudkui ka refreshid endal telefonis seda konto jääki ja vaatad, et kas järgmiseks arveks on raha, sellepärast et terve sektor on töö kaotanud. Ja, et selles mõttes lihtsalt, et sa mõtled siin seda, et ei ole raha spetsialisti poole pöörduda. Ja. No, neid on ka vabatahtlikke selliseid ju ühendusi, kes vaimse tervise abi pakuvad. Et ma arvan, et kui guugeldada, et siis leiab. Et ei tohiks jääda raha taha, sest ma just viimati uudistes oli Karina Laas rääkis, et nii haigekassa rahastatud ajad kui ka muud ajad, et psühholoogide juures ikka päris täis, et keeruline on leida võimalust. No ma ütlen, meie poole võib pöörduda küll, et meil on vastavalt ka siis neid töötajaid tööl, et me suudame ära katta. Et meile võib pöörduda küll, et meil on üsna sellised mõistlikud ajad ootamiseks. Aga et selles mõttes ongi, et loomulikult ühest küljest see näitab sellist teadlikkuse tõusu, et see on hea, et inimesed pöörduvad. Ja nüüd on see, et kuidas me saame siis nende inimeste seda vajadust katta. Et selleks ongi ka vabatahtlikud nõustajad, psühholoogid. Kriisinõustamise teenus oli millalgi olemas, siis ma ei oskagi nagu peast praegu öelda, aga neid vabatahtlikke ühendusi on küll, kes ka seda nõustamist teevad. Kirjateel nõustamine on, jah. Tuleks korra tagasi sinna teadvustamise juurde, et ma näiteks siis, kui see raamat, kuidas stressiküüsist pääseda, kas niimoodi valmimisjärku saama, siis ma lugesin teda kogu aeg, ma olen selle tekstiga lihtsalt olnud kogu aeg seotud algusest peale ja ma lugesin teda kogu aeg justkui mingisugust asja, mis nii väga nagu mind ei puuduta, et mul justkui kõik nagu hästi. On pere ja on töö, jumala abiga ise tekitatud, aga siiski on. Et mis tal viga on ju? Ja siis ma lugesin rohkem mõttega seda Rangani välja toodud siin ühe pereema hommiku esimest tundi mikrostressidooside laviini, mis alates äratuskella helisemisest inimesele peale langevad, muidugi arvestades veel seda, et kui sul on lapsed ja sa neist mitte kedagi õigel ajal üles ei saa ja kipud kooli ja igale poole hiljaks jääma. Et siis tegelikult see nii-öelda vundament laotub sellele stressi vastupidamisele meil ju täiesti tavaliste igapäevaste toimingutega, mida me üldse võib-olla ei oska nii väga nagu stressist pidada.
mida on tõlgendamise, et see on ka selline tõesti selline tõlgendamise koht, eks ole, et ilmselt sellel, et kui jah, need mikrodoosid, jah, et kui see inimesel peab olema juba seal nagu palju mingisuguseid selliseid, kas mingeid stressisündmuseid või asju olnud, et ta sellisel viisil seda tõlgendab. Näiteks see, et ma ärkan üles, et kas on midagi põnevat ees, mingi uus tore väljakutse, et ma ärkan rõõmuga ja ma tegelen, ajan oma eluõied üles, mis küll ei taha ärgata võib-olla koheselt ja nii edasi. Et see on ka selline tõlgendamise koht, eks ole, et kas ma näen nagu kõike sellises negatiivses toonis või mitte. Aga kui ma juba näen, see on juba ohumärk, ongi, et kui ma juba näen, et see kõik on nagu, et ma ei ärka hea meelega, ja mitte selles mõttes hea meelega, et lihtsalt, et tahaks tund aega kauem magada ja siis ma olen nagu rõõmus, eks ole, ja väge täis. Aga kui see ongi kõik nagu nii selline depressiivne tundub, et kõik see laste ülesajamine ja kõik need igapäevategevuste tegemine, siis peaks küll nagu võtma selle hetke maha ja mõtlema, et mida ma teen, et mis on minu sellised, et mis on minu rõõmud, mis mind toidavad, et kuidas ma oma tassi täidan. Eks kui äratuskell heliseb ja esimene mõte on ja järgmine on see, et eluõied ei ole mitte väga sellised, ütleme, flamingod, vaid vähe kaktuse moodi, siis on midagi juba hakkab sinnapoole minema. See on selline suhteline, et eks see ongi, et inimene saab iseendaga olla kontaktis ja mõelda, et kas see on selline absoluutne, et mul on niimoodi nagu nädalate kaupa. Et juba nädalate kaupa on juba selline tunne, et ei taha ärgata, ei taha, ma ei tea, mis näited seal veel olid, eks ole, et ma ei taha neid asju teha. Siis on nagu see koht kindlasti, et iseendaga võtta kontakti, olla kontaktis ja mõelda, et miks ma niimoodi tunnen, et mis on minu vajadused. Kuidas ma saan oma tassi täita, et kuidas ma olen nagu praegu siis nagu selleni jõudnud, et ma niimoodi tunnen, et mida ma saaksin muuta. Kõik sellised küsimused, et mida ma vajan praegu. Räägib oma raamatus ka esimese peatükina päris palju eesmärgi tunnetusest ja see haakub tegelikult selle sama teemaga, just mõelda ja võtta see hetk, et mõelda, miks ma midagi teen. On see siis eraelus või puudutab see suhet või puudutab see tööd. Et seal jällegi see vana kaks head näidet, et kas sa oma töö ajal, kas sa laod müüri või ehitad katedraali või nagu sa tõid välja ühe väga hea näite, et kas sa NASA koristajana pesed esimese korruse põrandaid või aitad inimesi kuule, et see on ka üks asi, millega sa oma klientidega ja inimestega igapäevaselt kokku puutud. Ja, et see on selline eesmärgi ja visiooni, suurema eesmärgi, katuseesmärgi ja visiooni tunnetamine. Et mille nimel ma teen kõiki neid igapäevaga pingutusi ja mille nimel ma ka oma tassi täidan ja hoian. Ja see ka, et kõik see teekond ja protsess peab olema samamoodi selline rõõmupakkuv ja mõnus. Mitte niimoodi, et ma nüüd pingutan oma nabapaigast, ma ei tea, 5 aastat ja mõtlen, et siis ma hakkan elama. Kui ma olen selle ära teinud, siis hakkan elama. Et palju on seda sellist mõtteviisi ka, et inimesed lihtsalt ühel mingisugusel perioodil pingutavad niimoodi, et see lihtsalt võib lõpuks vaimsele tervisele mõjuda. Ja kas sa siis 5 aasta pärast suudad sellest enam sellist rõõmu tunda lihtsalt. Et sa pead kogu aeg ikkagi hoidma ka oma tassi täis ja otsima tuge, mitte et sa ei võiks oma väljakutseid vastu võtta, vaid otsima lihtsalt endale vastavalt tuge, mentorid, coach'id,
kui me tööalaselt ka räägime, ma ei tea, psühholoog, sõber, hoidma oma sotsiaalset võrgustikku, investeerima sinna ka aega, et mitte lihtsalt jääma kinni kuskile, kas siis mingisugustele tööteemadele või. Jah. Kuidas sina praegu hetkeolukorras oma klientide puhul näed? Me just korra ütlesime, et see töö ja kodune stress või eraelu ja muu elu stress on omavahel hästi palju põimunud. Kumb meil rohkem teist põhjustab? Kas kodune stress on see, mis annab tuld meil rohkem praegu tööstressile või vastupidi, või kas saab üldse sellist üldistust tuua välja kuidagi? Noh, ega seda üldistust jah, on raske teha, aga praegu need, kes minu juurde jõuavad paljud need inimesed, kes on kodukontoris ja kes ei ole harjunud seal olema, selles mõttes, et nad varasemalt ei olnud kodukontoris, käisid komandeeringutes ja nende elu oli hoopis teistsugune, vaheldusrikas. Et nüüd on see, kui me oleme kõik on ühel aadressil. Ühel aadressil on kodu, ühel aadressil on töökoht, veel lisaks kool ja võib-olla ka lasteaed, kuigi lasteaiad on lahti, aga siis kui lapsed on näiteks haiged, eks ole, või mis iganes tõbised, et siis ongi see, et see kõik on nagu ühes sellises puntras koos, et seal peab väga mõtlema, kuidas neid piire panna. Et see töö ja kodu selline tasakaal võib paigast ära minna küll. Aga siis ongi see, et ise kas või nende rituaalide loomine ja tasakaalu leidmine on oluline. Ja ka kodustega siis sellise rutiini loomine, et kuidas see on, et raske on ju, kuigi see on nüüd kestnud mõnda aega, aga ikkagi on see, et kui sa oled seal kodus, kas sa oled seal näiteks diivani peal või ka laua taga, et lapse jaoks, pereliikme jaoks on see, et sa oled kodus, mitte see, et sa oled tööl. Et siin ongi jah, nende selline võib-olla kas või mingite märkidega või kuidagi see kokkulepped, et mis ajal sa oled kättesaadav, mis ajal sa ei ole. Samal ajal inimesed peavad koosolekuid ja samal ajal soovib pereliige, eks ole, midagi. Nii et seal jah, see piiride panemine ja tööle häälestumine, keskendumine, see kõik on selline, see on väljakutse, ütleme nii. On teostatav täiesti, aga see nõuab sellist tähelepanu suunamist sellistele asjadele, millele me varem ei mõelnud, et me häälestusime tööle, kui me sõitsime tööle. Selliselt astusime oma kodu uksest välja, sõitsime tööle. Me juba häälestusime, mõtlesime läbi, mis meil on, eks ole, seal tööl teha ja nii. Aga nüüd me tõuseme üles ja me võib-olla niimoodi ei mõtle, eks ole, et tavaliselt, et ma nüüd lähen tööle. Aga endale saab need rituaalid ka kujundada. Mul üks tuttav paneb triiksärgi selga. Just. Läheb tööle. Jah. See on see tähenduste loomine. Et jah, et mis ma teen, et kuidas ma häälestun. Et kas ma teen ka näiteks õuest tiiru ära ja mõtlen juba nende töö kassiga koeraga või niisama jalutan ja mõtlen, eks ole, et mis mul need tööülesanded on, et mis rituaali ma loon enda jaoks. Ja ka need piirid ja pausid, sest kodutööl need pausid kipuvad hoopiski ära kaduma. Pauside tegemine, et seal ei ole seda sotsiaalset poolt nii palju ja ruumigi, et ma lähen kuskile ja siis vahepeal suhtlen kellegagi ja nii et jah. Kui sa nüüd, me oleme hästi palju rääkinud kõikidest nendest asjadest, mis meil probleemsed on, et kui me nüüd lahenduste juurde lähme, et kui nüüd lahenduste ja selle raamatu, et
kui nüüd inimene tunneb, et mingis osas ta tundis ennast siin meie jutuajamises kuskilt ära, et mul on ka ikka niimoodi, et ma ikka peaksin midagi ette võtma ja kas ta ei tihka psühholoogi juurde minna või see lihtsalt võtab oma aja. Sa lappasid selle Kuidas stressiküüsist pääseda raamatu küll e-vormis, aga siiski enam-vähem läbi. Kui palju sina sealt ära tundsid näiteks mingeid asju, mida sa ise oled klientidele soovitanud või mis väärtus selles raamatus sinu hinnangul võiks inimese jaoks olla? Tegelikult oli seal selliseid ivasid, mida mina ka ise kasutan ja mis tööd ma ka klientidega teen, olidki näiteks sellise suure visiooni loomine, tähenduste loomine. Et mõtled sellele, mida ma vajan, mitte mida ma tahan. Ja ka see päevakava tegemine näiteks, mis on täiesti selline praktiline asi. Et päevakava tegemine ja ka sellest siis püüad ka siis kinni pidada loomulikult nii palju, kui on võimalik, sest muutusi ikka tekib. Aga see on oluline selleks, et me ei unustaks ära neid pause, oma tassi täitmise kohti, et ikkagi iga päev oleks ka midagi iseendale, mis ei ole Facebooki scrollimine, vaid kas mõni, ma ei tea, uus tegevus, kas või raamatu lugemine või natukenegi midagi iseendale. Et see on oluline. Et sellist viljakat molutamist, nagu Freud Püssi on öelnud, et lased lihtsalt mõtetel olla ja ei keskendu mingisuguse konkreetse asja tegemiseks, millega me tavaliselt tegeleme. Ja mis on ka selle soovituste juures veel, mis on täiesti praktiline ettevõtetele. Et me rääkisime ennem nendest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, eks. Et ka kui ettevõttel on ka kohustus kaardistada need psühhosotsiaalseid ohutegureid ja kui ta ettevõttes näeb, kui ta korraldab selle kaardistuse, ehk siis inimesed vastavad siis meie tõenduspõhisele küsimustikule COPSOC 3, kus on kõik siis ohutegurid välja toodud, siis tööandja näeb, kuhu ressurssi suunata, millises grupis on vajadus mingisugusele sekkumise järgi või toetuse järgi suurem ja niimoodi saab tunduvalt säästlikumalt ja ennetavamalt siis probleemidega tegeleda. Et see on üks kindlasti selline lahendus, mida saavad ettevõtted kasutada. Okay. Sa tahtsid midagi küsida? Me selle eesmärgi juurde tagasi läheks korraks, et sellest päevaplaani juurest, et kuidas sa näed, kuidas meil üldse on selle suurema eesmärgi tajumisega, ütleme kuskil seal keskastme töötajatel, kas me teeme pigem niimoodi kitsalt oma tööd, lähme hommikul kell 9, lõpetame kell 5, laseme pastaka maha või kas me üldiselt saame aru, kas me aitame NASA koristajatena inimesi kuule või nühime põrandat? Jaa, no täpselt. See on tegelikult see, millega ma väga palju tegelen oma klientuuriga. Et kui inimesed, väga paljud inimesed, millega nad siis minu juurde ka jõuavad, on paljudel töötajatel on selline motivatsioonilangus ja siukse pidetuna tundmine ja et ma ei tea täpselt, kas ma olen, ma ei tea, õiges kohas. Edasi, et inimene tunneb ennast juba selliselt ebamääraselt, ebakindlalt, siis ongi see, et me tegelemegi selle eesmärgi leidmisega, sellise suurema eesmärgi ja isikliku visiooni leidmisega. Et see on hästi oluline inimese jaoks, et on oluline, et nagu ma enne ka ütlesin, et see protsess sinna
eesmärgi poole pürgimisel, et see oleks ka selline mõnus protsess. Rangan ise väga palju räägib mõlemas raamatus, nii Tervise 4 tugisamast kui ka siin stressiraamatus Ikigais. Ehk siis Jaapani kontseptsioonist, mis on minu põhjus, minu olemise põhjus. Ja siin raamatus ta ka ütleb, et selleks, et rohkem elada, tuleb teha, on üks komponent on armastus, tee midagi, mida armastad ja siis seletab selle lahti. Teadlikkus, tee kõike teadlikult, mitte autopiloodi peal, eks ju. Visioon, loo endale pikaajaline visioon ja kaasatus, tee midagi, mis sind teistega suhtlema paneb. Need on sellised imelised väiksed sammud nagu selle sama eesmärgi tunnetuse taastamiseks ju. Absoluutselt. Need on tõesti sellised igikestvad tarkuse terad, et ma arvangi, et need inimesed ka, eks ole, kes tunnevad, et nad nagu tahaksid midagi, aga võib-olla ei ole ka valmis kohe pöörduma või tegelikult kõikidele inimestele, et ka lugege neid raamatuid, kas või see Ikigais on ka eraldi veel raamatuid. Ja. See samane raamat, millest me ka täna räägime, eks ole, kuidas stressiküüsist pääseda. Et lugege ja leidke midagi iseenda jaoks. Ja te näete, mõtestate oma sellist, oma vajadusi võib-olla paremini. Rangan toob need 4 Ikigai punkti ka lihtsalt kui juhuslikult, kui keegi ei tea, mis see põnev sõna on, millest me siin räägime. Ikigai koosneb 4 erinevast faktorist. Miski, mida sa armastad, miski, milles sa osav oled, miski, mida maailm vajab ja miski, millega saab raha teenida. Ja kui kõik nende 4 punkti ühisosa seal ongi Ikigai ja mina elades keset oma enda Ikigaid nüüd lõpuks ütlen, et see on üks tohutult vabastav leid tegelikult, kui teed selle eneseanalüüsi ära ja see stressi läbi liigub ikka hoopis teise kohta, sest sa saad aru, miks sa midagi teed. Ja, absoluutselt õige ja soovitan kindlasti tutvuda selle Ikigai alase kirjandusega, et selle kohta on ilmunud ka eraldi raamatuid, et lugeda see ongi see, et kuidas sa väärtustad ja mõtestad kõike ja kuidas sa oled kontaktis tõesti sellega oma eluga, et ma ei tee asju autopiloodil, vaid ma teen teadlikult kõike. Sest see, et mida me tihtipeale ka teeme, on see, et me muretseme või tuleviku pärast ja elame veel meenutame minevikku hästi palju ja elamegi selles minevikus või tulevikus, aga olevik, et see on see siin ja praegu, et meie lapsed kasvavad just praegu ja oleme kontaktis, eks ole, nendega oleme kontaktis iseendaga ja väärtustame neid hetki. See Ikigai on muidugi ja see eesmärk on selline hästi suur selline mõte kogu selle stressiga hakkama saamise juures ja ma täitsa usun, et nii mõnigi inimene praegu vaatab, mõtleb, et väga tore, et Ikigai jah ja otsin eesmärki, aga ma olen täna käpuli ja mul on vaja mingeid kiiremaid lahendusi, et miks mulle endale see raamat hullult meeldib, on see, et ta on niivõrd lihtne ja konkreetne, ta annab mingi 7 nippi selleks, 11 nippi tolleks, et väga siuke lihtne jälgida. Ja üks nendest nippidest, mis ta siin välja toob, on digimaailma vaigistamine ja sellest räägitakse nagu hästi palju ja minul on ka alati esimesed asjad, mida ma vaatan selliste raamatute puhul on see, et kas on veel midagi, mis ma suudaksin nagu oma ellu rakendada, et mismoodi see nutimaailm nagu vait panna, et ta korrakski oleks vait.
Ja siin Rangani raamatus on ka 13 erinevat nippi, mille vahelt valida, kuidas seda vaigistada. Kui palju sina näed, et meil see ka töö produktiivsuse ja endaga hakkama saamise juures see digimaailm täna probleem on? Ja ega see on probleem selles mõttes küll, et kui me vaatame ka ettevõtte töötajad, me oleme ekraani taga ju kogu aeg. Me oleme hommikust õhtuni, isegi koolitused, tervepäevased koolitused, mitmepäevased koolitused, kõik on järjest ekraani taga. Meil on see sotsiaalmeedia harjumused, eks ole, et ma pean olema seal nähtav ja seal nähtav või ma tahan teada, mis seal juhtus või teises kohas. Et see kõik ikkagi kurnab. Et siin on oluline tõesti meeles pidada, et otsida mingeid alternatiivseid teadlikult, ka alternatiivseid variante. Et õnneks on praegu tulemas kevad, et nautida tõesti, minna välja, puhata silmi, imetleda loodust, hingata värsket õhku. Et see on see, mida ma nagu kõige rohkem soovitan selles mõttes, et sellest digimöllust ennast välja lülitada, sest tegelikult kõik asjad on meil silmadega ju seotud. Kui me loeme, eks ole, ka mitte digi, siis dokumente, et kõige parema puhkuse annab ikkagi see, et kui me läheme sellest keskkonnast välja ja oleme loodusega kontaktis ja vaatame, ühesõnaga, et ei vaata ekraani. Ükskõik millist siis. Rangan ka seda sama loodust toob hästi palju välja ja ma ei leia kindlasti seda kohta praegu üles, aga ma tean, et tal on ka jälle mingisugune, ma ei mäleta, mitu nippi, aga oli üks tabel, kus oli mingi hulk nippe, kuidas ennast loodusega ümbritseda. Sest meil on ikka väga tõsine looduspuudus tegelikult. Looduse keskel sündinud iseenesest evolutsioonilises mõttes. Ja võib-olla ei oska enam seda tahtagi, eks ole. Kuigi me seda vajame, sellist loodusega kontaktis olekut samamoodi. Et see võikski olla selline teadlik samm, et proovime. Et ei ole olnud ammu looduses, võib-olla ei mäletagi enam. Aga kuigi Eesti inimesed ikkagi üldiselt ummistavad ju soosida rabasid ilusate ilmadega, et nad ikkagi on minu meelest üsna teadlikud sellest looduse kasutegurist. Aga kui ei ole, siis on see, et ikkagi teadlikult seda katsetada ja proovida, et kuidas tunne on minna ja hingata värsket õhku, jalutada, olla ka looduses, kasutada need siin ja praegu selliseid siin ja praegu meetodeid, eks ole, et tajuda, kuidas päike mu peale paistab ja keskenduda sellisele vahtimisele nagu kuidas ta tuules liigub ja see on see siin ja praegu harjutused, et ma lülitan enda aju välja igasugustest mõtetest, vaid ma tegelen selle mingisuguse tegevusega siin ja praegu. Et need on need, mis aitavad lõõgastada ja välja lülitada ja ka tunda rõõmu sellest elamisest. Jaa, rõõm elamisest on vist sellele eesmärgi tunnetusega ka hästi ühteviisi seotud, eks ju. Aga teistviisi on ta ka eelduseks. Jah, et kui vahest selle protsessi alguses olla näiteks kliendiga, et siis ta võib-olla lihtsalt ennem ei ole osanud seda niimoodi enda jaoks mõtestada. Seal peaks või võiks mingi rõõm olla, siis see rõõm saab ka tekkida nagu selle protsessi käigus. Aga mõte on ka selle eesmärgi tunnetuse ja sellise isikliku visiooniga elamisel, et sul on nagu mingi selline tähenduslikkus iga tegevusel.
on jah see, et see protsess peaks olema ka see, mida ma naudin, kuidas ma elan. Jah, ei saa ju ainult tulemuse pärast, tulemuse nimel, Et see ka, et kuidas ma sinna tulemuseni jõuan, et ka see oleks nauditav. Ja see ei tähenda seda, et see nautimine peaks ainult selline hedonistlik, selline lebamine olema, vaid see on ka väljakutse vastuvõtmine võib-olla nauditav. Et ma lihtsalt tean, eks ole, et kas mul on selle väljakutse vastuvõtmiseks need eeldused täidetud või ma pean ette valmistama natukene selleks väljakutseks, otsima endale mingeid tööriistu või midagi natuke lugema või õppima ja siis sellist mõnusat väljakutset väljakutsega tegelema ja nii edasi, et see kõik on selline samamoodi selline protsessi nautimine ikkagi. Kuidas lõpetuseks, ma vaatan, meil kell teeb armutult arvutis tik-tak, ma tahtsin sinuga puudutada veel ka öistes vahetustes töötavate inimeste elu. Kui palju neid üldse sinuni jõuab ja kuidas nende stressitaluvuse selline valmisolek päevases ja normaalses rutiinis töötavate inimestega, on seal mingisugune vahe ka sees? No tavaliselt on inimesed nii öö kui päeva vahetustes. Nendega ei ole kokku puutunud, kes ainult öös seal töötavad. Aga eks nendel mõnes mõttes ongi keerulisem isegi. Võib-olla see, kes on nagu ühes selles rütmis kogu aeg, et ta on ühest küljest harjunud, samas on see, et kaovad ära muud asjad, eks ole, sotsiaalsed suhted või kas nad siis puhkavad üldse piisavalt või kõik need. Aga need, kes käivad nagu vaheldumisi siis öö või päevavahetustes, et eks nendel on need, mis puudutavad sellist enesetunnet, et nad vahetavad kipuvad ööd ja päeva ära vahetama. Nende organism ei saa enam ühel hetkel aru, et kus kohas nad on, et keset ööd hakkab kõht korisema, kui sa magad nagu täiesti mitte, peaksid nagu välja puhkama. Aga su organism ütleb sulle, et sa tahad süüa praegu. Ja kõik igasugused sellised olukorrad tekivad. Et see on nagu see, et kui reisid ka, eks ole, teatud teise mingi ajavahega riiki, kui sa tagasi tuled, siis sa jälle kohaned, et sa kogu aeg kohaned. Aga kui sa käidki niimoodi öösel ja päeval tööl, siis sa ka muudkui see organism kohaneb ühtemoodi ja teist jälle nagu tagasi. Et seal see on organismile katsumus. Aga mingite rutiinide loomine aitab sellele muidugi kaasa. Et seal on ka mõned näpunäited on seal välja toodud. Ja, ma just tahtsin öelda, et Rangan on välja toonud siia 7 punkti, et mismoodi öises vahetuses töötajad saavad oma stressi vastupidavust suurendada, et siin on nii soovitused trenni tegemisele kui ka oma toidulaua valikule ja näiteks see, et oma kõik toidukarrad süüa 12-tunnise ajaraamises, mida tegelikult võiksid teha kõik inimesed. Et sellised head konkreetsed näpunäited. Aga üldiselt need inimesed, kes minu juurde tulevad, on nad siis öö või päevavahetus, nad tulevad ikkagi teatud sellise fookusega, et probleemid on neil ikka sarnased kui need inimesed, kes töötavad nagu tavapäeval. Ikka on suhted, ikka on kõik see tööaja korraldusega ja need psühhosotsiaalsed ohutegurid, stressi tekitajad, millest ma rääkisin, et mured on ikka inimestel sarnased, aga jah, selline nüanss on neil ka juures. Ja. Riina, aeg on otsas, uskumatu. Mina tänan sind väga selle tunni aja eest, mis sa leidsid, et meiega rääkida. Mul on mingi sinine jutt siin ees. Et suur aitäh sulle ja ma loodan, et me kõik, sina oma meeletervis oma teenuse osutamisega, mina sellega, mis mu selja taga on, suudame koos anda
suure panuse selleks, et inimeste vaimne tervis jääks sinna hea tulemuse poole peale, kui see, et nad omadega rohkem vaevas on. Et tänan sind kõige eest, mis sa tööpsühholoogina teinud oled meie inimeste jaoks ja aitäh sulle meie kohtumiste eest ka. Ja sind, kulla vaataja-kuulaja, tänan ma ka. Tänan kõiki, kes on selle raamatu juba endale tellinud ja tõesti, kui sulle tundub, et sa ei ole väga kindel, kas sul stress on või sa tunnistad endale, et sa ei julge endale tunnistada, et sul stress on, siis telli see raamat endale, sest nõuandeid, mille vahelt valida, on täpselt nii palju, kui mul siin neid ära märgitud kohti ja ma ütlen ausalt, selleks ei pea olema depressiooni diagnoosi, selleks ei pea olema mingi suur stressikoll keset sinu eluteed, vaid selleks võib olla mingisugune riburada pisikesi eluga lihtsalt kaasuvaid asju, mis aeg-ajalt tekitavad tunde, et lihtsalt käib peast ära. Ja imeliselt saame me oma stressi tegelikult koordineerida ja vähendada teatud teadlike tegevustega, mis puudutavad nii söömist, liikumist, oma elu mõtestamist kui ka meelerahu praktikaid ja igasuguseid muid selliseid asju. Nii et minul on ta jälle kollaseks tõmmatud, ära märgitud. Sa kindlasti kahetse selle raamatu soetamist, kui kahetsed, kirjuta otse mulle ja räägime sellest üle. Aga aitäh sulle taas veel kord ja kuni homseni siis soodu sind 5. märtsini ja mina kohtun sinuga uuesti järgmisel neljapäeval taas kell 6. Kes mul siis külaliseks on, seda saad teada veidikene hiljem. Nii et ole tubli, hoia ennast.